Tere tulemast vaatama virtuaalse tantsulahingu esimest osa. Mina olen Lotta ja mina olen Laura. Oleme ellu kutsunud täiesti uut moodi lähenemise tantsukoolide ja stuudiote vaheliseks mõõduvõtmiseks ning loovuse kroonimiseks. Lahingusse registreerinud tantsukoolid hakkavad 10 nädala jooksul veebikeskkonna vahendusel sooritama erinäolisi ülesandeid. Esimese ülesande lahendamist alustatakse juba täna õhtul, sest just tänase saate lõpus saavad võistlejad oma esimese ülesande. Kuid seda mõne aja pärast. Virtuaalne tantsulahing toimub veebikeskkonnas perioodil 11. jaanuar kuni 21. märts. Iga 2 nädala tagant avaldatakse uus ülesanne, mida võistkonnad lahendama hakkavad. Tantsulahingu viimases osas selgitatakse koondpunkti tabeli alusel välja võitja, kellele kuulub auhind, milleks on 1000 eurot. Pingutada tasub siiski ka igal lahingul eraldi, sest iga vooru võitjale saab osaks magus auhind, mille on välja pannud meie sponsorid. Nagu öeldakse, tuleb sõpru hoida lähedal, aga vaenlase veelgi lähemal. Päris sõjajalale muidugi üksteisega ei minda, ent konkurenti tasub siiski varakult tundma õppida. Selleks aga anname väikese ülevaate osalevatest tantsukoolidest, et saaksite ka ise veenduda, et võidu nimel peab hakkama juba varakult pingutama. Kokku asub võistlustulle 16 tantsukooli. Neist esimesena on oma tutvustusega teie ees Saare Sära tantsukool. Säravaid tervitusi tantsulahingus osalejatele Saare Sära tantsukoolist. Sama säravalt esitleb end S-stuudio. Oma võitlusvaimu näitab järgmises klipis Pat Crew. Järgmine tantsukool tegutseb päris mitmes Eesti maakonnas. Teie ees on Minu tantsukool. Tartu keskmest on meil suur rõõm tuua teieni tervitus Chate tantsukoolist. Tere! Me oleme Chate tantsukool ja teie vaatate tantsulahingut. Jõgevamaa eri paigust edastame teile tervitused Chess Dance tantsukoolist. Millal teie viimati diskot tantsisite? VAT stuudio võib südamerahus öelda, et nemad käivad diskodance stiilis tantsimas mitte ainult Eestis, vaid ka palju kaugemal. Oma mitmekesisust hakkavad järgmisena esitama tantsijad Face tantsukoolist. Samast Põlvamaalt näitab aga oma värskemaid rekvisiite meie stuudio. Teie ees on meie stuudio, rekvisiitide kuningas. Kohtume lahinguväljal! Nüüd annan sõnajärje Arturile, kel on nii mõndagi Erjor tantsukooli kohta öelda. Joo, ma olen Artur ja ma olen Erjor tantsukoolist. Meie tantsukool on äge, sest meil on seal erinevaid tantsustiile. Alustades breegist, lõpetades balletiga. Meie tantsupere on super kokkuhoidev ja meil on väga loomingulised tantsed. Ja ma olen valmis tantsulahinguks.
järgmisena esitleme teile lahingu Pesamuna. Gold Diggers tantsustuudio on tegutsenud vaid alla aasta, ent juba on nad võtnud eesmärgiks end tantsulahingus parimast küljest näidata. Hei! Meie oleme Tartu kesklinnas asuv tantsustuudio nimega Gold Diggers. Meil on 5 imetoredat ning andekat treenerid, kes juhendavad selliseid rühmi nagu noorteshowgrupp, cheerleaders, rahvatantsijad, tantsutrupp Viva la Divas, Bachata Ladies ning harrastajad. Meie siin Gold Diggers tantsustuudios usume, et edu aluseks on eesmärkide seadmine ning eneseusk. Päris Eesti lõunaosast on end eriti talviselt üles rivistanud Võru tantsukeskus. $70 kilomeetrit Võrust põhja poole sõites jõuame aga taaskord Tartusse, et piiluda Kesk-Käiskülas Tähtvere tantsukoolil, kes on meie järgmine võistleja. Nende tervitusest võib leida ka hea vihjesoovituse, mida tantsulahingul osaleja peaks kindlasti järgima. Tähtvere tantsukeskus! Aitäh kõigile! Võimlemisklubi Jaanika tantsuline eliit näitab aga järgmises videos endas peituvaid elastiknaise võimeid. Me oleme tantsuline eliit, näeme tantsulahingul kohvalovet täispiir. Viimase, aga kindlasti mitte seetõttu vähem tähtsamana näitame teile klippi Dance Streami treeningutel, millest kindlasti on abi tugeva konkurentsi pakkumiseks eelnimetatud võistlejatele. Ja need ongi meie osalejad, kelle loovuse järgnevad nädalad kahtlemata proovile panevad. Kuid nüüd vaatame, mis täna hommikul juhtus.
sa teed? Otsin oma sokki jälle ära. Mälestan seda ära kadus. Miks sa seda üldse mälestad? Ära kadus. Aga täna ei ole rahvusvaheline soki mälestamispäev. Ja rahvusvaheline piteri söömise päev. Jaa! Täna on rahvusvaheline piteri šokolaadi söömise päev. Okei, ma ei tea, kas seda sööma peab, aga mulle see väga maitseb. Ja raudselt on mingi lumememme päev ja pükstutame troosõidupäev ka aastad raudselt öelda, on. Muidugi, aga need tõesti ei ole täna, need tulevad kunagi mujal. Tule. Tuleb küll. Oota, sa varsti kuulad seda. Aga kas sa šokolaadi tahad? Aga oota. Pane pea siia. Ma natuke lohutan sind. Sa ei saa lohutada, mind siis sokki ei ole. Need olid mu lemmiksokid, by the way. Mis värvi punased sokid? Aga Mul on need sinised ka, aga need ei ole nii ilusad. mis see on? Kus said selle? Kas sa harrastadki padi alla sokke panna või mis? Ei. Igal juhul on hea meel, et sa üles leidsid. Aga õnneks mul on ka teisi sokke, mida sellel mis iganes leinapäeval sa rääkisid mälestada. Aga šokolaadi? Teine kord, aga... Tume šokolaad ei ole mu lemmik. Olgu, peame minema, meil on saadet vaja teha. Õige. Nagu täna hommikusest seigast selgus, ongi kalender täis erinevaid tähtpäevi. Lihtsalt mõned on natukene traditsioonilisemad kui mõned teised. Näiteks kui Eestis tähistatakse rahvakalendri järgi 14. jaanuaril taliharjapäeva, siis sellest vaid 2 päeva hiljem tähistatakse rahvusvaheliselt mitte midagi tegemise päeva, mis sugugi nii traditsiooniline ju ei tundu. Nii ongi aasta täis põnevaid ja omapäraseid tähtpäevi, millel järge suudab pidada heal juhul vaid Google. Just, aga võistlejate ülesandeks on leida kõige armsam, omapärasem, huvitavam või hoopiski veidram tähtpäev aastas. Sellest inspireerituna peate te looma tantsulise video, mille pikkus oleks vähemalt 2 minutit ja mitte pikem kui 3. Oma teos postitage hiljemalt 21. jaanuaril enda tantsulahingu kontol olevasse vastavasse kohta. Pealkirjas peab olema mainitud tähtpäeva nimi, mida otsustasite tähistada. Kui vaatajale jääb lihtsalt vaatamise rõõm, siis osalejatel lasub ka hindaja raske roll. Et lahing püsiks aus, oleme teid hindama palunud 3 kohtunikku, kes samuti teie sooritusele enda südametunnistuse järgi hinda annavad. Koondtabel moodustub aga iga vooru paremusjärjestusest saadud punktide alusel. Aga selleks korraks ongi kõik. Kohtume 2 nädala pärast, mil saame heita pilgu esimese vooru töödele ja moodustub algne paremusjärjestus. Kohtumiseni!